Tere, Oljan jälle siinpool, aga täna me võtame ette väga ägeda asja. Kas sa oled mõelnud või on sul olnud sellist situatsiooni, kas sa tunned, et sul on mingi äge hobiprojekt, aga sa ei saa seda teostada, kas see on lihtsalt nii kuradima kallis või tehnoloogiliselt on see üle jõu käiv? Ajad on muutunud, väga kõvasti on muutunud ja see, mida ma teile täna näitan, on minu 7 aastat tagasi välja mõeldud idee, mida ma ei ole suutnud viimase 7 aasta jooksul ära teha, nii kaua kui 1,5 nädalat tagasi ma võtsin ette ja vibe code'isin endale oma rakenduse, mida ma ise olen mõelnud juba tükk aega. Kunagi, kui ma seda teha tahtsin, oli see väga kallis, tehnoloogiliselt oli see keerukas, ei leidnud ka õiged progejad selle jaoks ja finantsiliselt oli see mõttetu minu jaoks, kuna tegemist oli hobiprojektiga. Ja selle hobiprojekti nimi on tegelikult Renoveeritud Eesti. Ja mõte on selles, et ma panen kaardi peale objekti, milline ta täna välja näeb ja milline ta võiks tulevikus välja näha. Kuna ma olen arhitekti taustaga, siis ma oskan AI-le kirjeldada ka seda, kuidas ta võiks mulle genereerida siis selle pildi, mis kuvaks siis selle hoone potentsiaalset väärtust tulevikus, on ta siis värvilahendusega või arhitektuuril mingisugune lahendus. Ühesõnaga, sellise rakenduse ma tegin valmis vibe code imisega, kuskil 2-3 päevaga oli selline MVP valmis, ehk selline esimene toode, mida kasutada saab. Nüüd ma olen seda järjest täiustanud, muutnud, paremaks teinud, teda on hea kasutada arvutis, teda on hea kasutada mobiiltelefonis ja nii edasi. Aga hüppame asja juurde, ma näitan, mida see hobiprojekt teeb. Mis ta mulle kui arhitektile ja nüüd ka sellisele IT-inimesele on andnud, olen saanud enda idee ära realiseerida. Siin on Eesti kaart, nagu te näete. No, tavaline kaart, ega midagi erilist siin nagu peal ei ole. Aga kui ma nüüd zoomin siia sisse, siis te näete, need rohelised täpikesed on tegelikult kõik objektid. Need on need objektid, mida me isiklikult oleme fotografeerinud selle olemasoleva seisu ja siis AI tehnoloogiaid kasutades ja 3D tehnoloogiat kasutades ma olen genereerinud nendest hoonetest siis uued visioonid. Need muidugi ei pea vastama mingisuguste tingimustele, need on lihtsalt visioonid, mõttetreeningud, natukene stimuleerida inimesi mõtlema, et mis nende hoonest võiks saada, kui see hoone on nagu maha jäänud. No näiteks võtame ette siit täiesti suvalise hoone, võtame siit Pärnu linnast, vaatame, mis me siit kätte saame. No näiteks võtame siit sellise hoone ette näiteks siit samast nurga pealt. Ja see süsteem on niimoodi, kui ma selle peale vajutan, siis avaneb mul paremal pool selline vaade, mis näitab ära, mis objektiga tegemist on ja siin peal jookseb ka üks selline slaider. Olemasoleva objekti pilt ja siis milline see hoone võiks näha tulevikus välja, kui ta on renoveeritud, restaureeritud, rekonstrueeritud, mida iganes. Ja siis ma saan seda hoonet vaadata ja ma saan selle hoone panna ka endale üle ekraani niimoodi. Saan mõnuga nautida ilusat arhitektuuri. Ja neid hooneid tänaseks on mul üle 100 üles pildistatud, mis ma olen siia ekraani peale pannud või siia kaardi peale. Ja see hobi on mind nii kõvasti sütitanud, et ma nüüd olen jaganud seda informatsiooni ka teistele, et kui teil on kellegil mingi objekt või hoone või maja, mida te tunnete, et te tahaksite näha või jagada teistega, milline see objekt võiks välja näha. No võtame näiteks siit Toris on üks hästi kole hoone, mis on juba jumal teab kui kaua seal seisnud. Vaatad seda suuremat, seda hoonet. Ta võiks olla tulevikus selline, aga praegune seis on selline. Ja siin all on veel visiooni nupud. Kui ma siia peale vajutan, siis ta muudab selle objekti nagu värve, võib-olla see on natuke disainis midagi muudetud või on seal muudetud haljastuses midagi. Need on kõik AI-ga tehtud pildid, aga eeldusel, et sa oskad talle anda sellist sisendit, millega ta suudab genereerida sellise pildi, mis vastaks siis sellele soovile, mida sina tahad. Kui ma lihtsalt ütlen tee ilus pilt, siis ta ei genereeri mulle peale AI slopi mitte midagi, et sealt ei tule midagi asjalikku. Et ikkagi on antud arhitekti poolne sisend, milline see hoone võiks välja näha, värvid, seal on igasugused konstruktsioonide nimetused, fassaadide nimetused, kõik sellised detailid tuleb ära kirjeldada. Ja kui ma võtan neid objekte, siis on mul neid juba vaikselt tehtud üle Eesti.
ja üks kõige ägedamaid kohti, kus ma käisin, oli Viljandi. Viljandis tuli muidugi hästi palju tagasisidet selle kohta ja isegi ajakirjanik võttis kätte ja kirjutas sellest ühe pika artikli, millised hooned kõik Viljandis on ja lagunevad ja linnapilti rikuvad ja nii edasi. Et ma võin võtta siit näiteks ükskõik millise hoone ette, vaatame Viljandis, kes on käinud, võib-olla seda hoonet teate ikka, Viljandi südalinnas täiesti. Näeb ta selline välja, üle ekraani vaatan, siin on lausa tehtud mul 4 visiooni selle kohta, olemasolev olukord on selline, uued visioonid uute värvilahendustega on siis sellised. Ja sedasi saab enda ideed kõik läbi mängida, ilma et sa peaksid panema kuskil mingit tohutut raha alla selleks, et võtta mingeid värvisämpleid või minna arhitekti juurde järjekorras, oodata, millal ta viitsib selle töö ette võtta. Seda pole vaja teha. Et sa saad seda ise teha, kui sa oskad seda teha ja ma võin sind aidata nende lahenduste väljatöötamisel. Et süsteem on selle jaoks kõik olemas. Nii, ja põhimõtteliselt piirangut kaardil ei ole. Ma võin ükskõik millise objekti võtta üle maailma, ta siia peale panna ja see kõik on siis nagu vibe coditud ja läbi töötatud niimoodi, et teda oleks mugav kasutada ja väga paljud inimesed, ütleme 2/3 inimesi kasutabki seda rakendust mobiiltelefonis. Ma ju näen enda admin moodulis, et millega külastatakse, millega vaadatakse, et no admin moodul ka kõik üles ehitatud ja see kõik vibe codimise teel. Aga selle eelis on see, et kui ma tean, mida ma tahan ja ma olen selle läbi mõelnud, siis vibe code imine on lihtsalt tööriist, millega sa seda realiseerid. Et kui mul endal õrna aimu ka ei ole, kuidas neid asju teha ja ei tea, mis see lõpptulemus peaks olema, siis see vibe code imine viib sind eksiteele, võib-olla ei aita sind üldse. Nii et Pärnu linn on loomulikult kõige rohkem kaardistatud objekt või ütleme linn, sellepärast et ma ju ise elan siin linnas. Aga siin kõrval on siis ka niimoodi, et siin on üks selline menüü. Kui ma siia näiteks zoomin midagi sisse, siis ta siin kõrval menüü peal kuvab just ekraani peal hetkel olemasolevad objektid, mis siin selles piirkonnas kõik on. No näiteks siin on üks minu lemmikhoone. Pärnu linnas on, kui ma teda vaatan niimoodi suuremalt, siis ta on virtuaalselt restaureeritud selline, aga olemasolev olukord on selline. Nii et niimoodi saab virtuaalselt neid asju kõik üles ehitada ja siin külje peal siis ta kuvab neid objekte, mis parasjagu selles piirkonnas sees on. Nagu te näete, siis kui ma seda kaarti nihutan, siis need objektid kõik siin muutuvad. Et see on ka kõik jälle vibe coditud ja ma tean, miks ma seda tegin ja miks ma seda tahtsin. Aga kui mulle meeldib mõni objekt ja seda objekti siin pildi peal ei ole või selle kaardi peal ja ma arvan, et ma võiksin seda renoveerida, lasta või tunned, et see on nagu äge projekt, mida võiks nagu virtuaalselt ka ära restaureerida, siis ma saan soovitada objekti. Näiteks ma kirjutan siia Lai 11. See on Tallinna linn, võtame Tallinn. Siis ta leiab selle Lai 11 üles, panen siia, vajutan Lai 11 peale ja ta kerib selle kaardi täpselt selle koha peale, kus see objekt on. Nii, vaatan Lai 11, väga äge. Aga siin on üks selline variant ka, et ma võin seda pinni nihutada siin. Ja kui ma seda pinni nihutan, siis vaadake siin üleval vasakus nurgas, kus see aadressi riba on, siis aadress muutub. Ja see annab mulle mugavuse, et kui ma näiteks eksin aadressiga, tahan seda pinni liigutada kuskil mujale ja panen näiteks selle pinni siia. Lai 20. No, kirjutan siia juurde ka veel, et äge hoone. Ja nüüd vajutan siia peale saada. Mis nüüd juhtub? See info tuleb meie admin moodulisse ja meie admin moodulis kaardi peal näitab ära selle koha, mida inimesed on kõige rohkem siis soovinud, et võiks nagu virtuaalselt vähemalt ära restaureerida, et inimesed saavad mingi pildi ette, milline see maja võiks olla. Ja hetkel me oleme fokusseeritud nagu Eesti peale, aga tulevikus me liigume võib-olla teistesse riikidesse ka. Selle taga ei ole praegu mitte mingisugust tohutut äriideed, vaid see on hobiobjekt või selline projekt, mida me teen. Ja see on aidanud siis endal ka natukene kaardistada seda ära, aga mis selle asja juures on huvitav? Ma käivitasin selle 3. augustil ja selle aja sees on neid pilte see päris palju pandud nüüd, siis osa pilte ma olen varem juba teinud, aga on tekkinud huvi, mida ma ei oleks osanud oodata. Tänaseks on seda keskkonda või seda platvormi külastanud üle 16 000 inimese, need on kõik unikaalsed külastused, enamus on loomulikult Eestis. Ja siis on Soome, Ameerika Ühendriigid, praktiliselt kõik Euroopa riigid ja nii edasi on käinud seda kaarti vaatamas ja inimesed
on soovitanud mulle siis erinevaid objekte, mida võiks restaureerida, et neid objekte, mida Eestis restaureerida on tohutu palju. Et me iga päev käime ringi, me isegi ei tea, kui palju ägedaid hooneid seisab ja laguneb just sellepärast, et kas ei ole selleks raha, on muinsuskaitse eritingimused nii suured või pole selle renoveerimise, restaureerimise enam perspektiivi või ta ei sobi enam sinna keskkonda, aga neid objekte on tohutult. Ja mõelge, kui äge oleks, kui saaks mõned objektid tänu sellele platvormile ellu äratada ja käima panna. Näiteks üks ägedamaid projekte, mis tegelikult tõmbaski nagu kogukonna käima, oli Lindil, Lindi Meierei. Lindi Meierei näeb selline välja, kui ma olen Lindile. See on selline vana lagunenud hoone, võtame selle suurelt ette siia, siis see Lindi vana hoone näeb selline välja. Ja nüüd ma tegin visualiseeringu sellele AI-ga, loomulikult ma pean tundma seda ajastut, materjale, mida sellel ajal kasutati ja nii edasi, natukene ajalugu ka uurinud ja tegin 2 visiooni pilti. Ja ma ütleksin, et kui ma panin selle pildi ja selle rakenduse lingi sinna gruppi, kus see Lindi grupp on, siis seal tekkis elav arutelu selle üle, et võtaks selle kogukonna kokku ja restaureeriks selle hoone ära. Aga see on ju äge, kui selline algatus tekib. Mis ma tahan sellega öelda, et kui teil on endal mõtteid, teil on mingid hobiprojektid, ükskõik mis asjad see on see kalanduse, jahindusega, arhitektuuriga, autodega, lennundusega, no mida iganes markide kogumisega seotud ja sa tahad seda kuidagi endale muuta rakenduseks, siis täna vibe code imise meetoditega on võimalik seda teha. Mul tulevad ka mõned töötoad sellel suunal, et kuidas neid vibe code imisega tarkvarasid ehitada. On lihtsamaid meetodid olema, on ka sellised, mis on nagu juba sellised edasijõudnutele meetodid. Et püsi kursil, huvitavaid AI-ga seotud töötubasid hakkab nüüd tulema, sest see areng, mis on toimunud viimase poole aasta jooksul, viimase 3 kuu jooksul, on ikka meeletu. Et minul inimesena, kes ma olen iga päev selle AI sees, isegi lõpetanud nüüd Harvardis AI kursuse kevadel ära, siis ma võin öelda, et ka endal on vahest raske nagu sellel lainel püsida, et mis siis maailmas toimub, see areneb nii kiiresti, aga ärge laske ennast sellest häirida. Kui teile midagi meeldib, võtke kätte, hakake proovima, testima. Nii et katsetage seda rakendust, proovige, testige, mis mina teinud olen ja võib-olla kellegil on mõni selline äge objekt, mida ta võiks mulle soovitada, mida võiks tulevikus siis virtuaalselt ära restaureerida. Peace, näeme!